videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, ei ole mina täna siin üksi, seda enam veel, et teisel pool jõlli on ka terve hulk toetajaid, kellele ma olen südamest tänulik. No ei ole täna kõige parem päev muidugi. Apteekidel on tarneraskused ja need löövad mul lõualuust ja mujaltki välja. Nii et kannatage palun ära ja olge veel kord tänatud, et te olemas olete. Tänu teile oleme ka meie olemas herr doktor Viktor Vassiljeviga. Ja Viktor, esimene küsimus võiks olla. Lolluse ja vägivalla kasv mitte ainult Eestis, vaid vaata, et paljudes kohtades mujal ka just lähtudes meedia pealkirjadest. Näed, siin Kuuuurija tõi välja, et suurema seltskonna ees 17-aastane neiukene noorukene kallati lausa süütevedelikuga Viimsis üle ja noh, kohtuga on nii nagu kohtuga on. Keegi kurat ei saa aru, mis seal on. Jah, tere, head raadiokuulajad, aitäh, et te meid tõepoolest kuulate ja vaatate. Aga mis puudutab nüüd lollust ja vägivalda, siis lollus on see, mis vägivalda tekitab, sest kui on targad inimesed, siis nad lahendavad oma mingisugust vastuolud ilma karjumata, ilma kaklemata. Nii et kaklemine ja vägivald, seal on ikkagi lollide prerogatiiv. Nemad lähevad karvupidi kokku, nii et ei ole midagi parata, mida vähem mõistus, seda rohkem kaklemist. Aga mis puudutab meediat, meedia ei põhjusta agressiivsuse kaklemist. Meedia lihtsalt jookseb kaasa põhitrendiga. Meedia on väga paljudele eeskuju, eriti sotsiaalmeedia, kus tiktokkerid ja nicknokkerid teevad igasuguseid lollusi ja siis nende andunud poolehoidjad erinevalt mõistuslikest Nõmme raadio poolehoidjatest teevad lollusi kaasa, võimendavad ja noh, mis siin salata, ikka aeg-ajalt tuleb välja ka uudisekene, et näed, see läks oma pingutustega liiale ja nüüd on tema surnud. Vaata meedia, ega meedia ei ole süüdi. Ega meedia pole välja mõelnud seda või teinud üleskutsed, et kallame kellegi nüüd süütevedelikuga üle, need tikutops on siin. Ei, meedia võttis üle selle fakti, eks ole, mis oli juhtunud, aga ta võimendab seda loomulikult, nii et ega selles ei ole midagi head. Meedia oleks võinud natukene ennast tagasi hoida, selliseid asju võimendada ei ole vaja, sest kui juhtus siuke asi, näed nüüd meedia ütleb, siuke trend on olemas, eks ole, et TikTokis tehakse igasugu vahvaid asju, nüüd siuke ka olemas ja paraku leidub lolle, kes võtavad eeskuju, väga kahju. Amikus meus, vaatame meediat natuke lähemalt, kuigi ma eile natuke juba vaatasin teist lähemalt, mida tehakse. Ma eile lugesin ette paraja lõigu Kapra Laadu tähtteosest, kus ta alustas sellega, et selline ajakirjanduslik, ma ei mäleta, mis tegelane see oli, hakkab otsima ilmselt kellegi käsu peale. Vot inimene tuli välja, otsi sitta, kallada üle ja seda meedia teeb. Meedia kujundab arvamuse, kusjuures tekkinud arvamus, see müts maha akadeemik Pavlovi ees muidugi,
see kipub minema esimeseks vapustuseks ja saama refleksiks, mille peale inimene võib alati öelda, mina olen niisugune inimene, et mina olen kogu aeg nende poolt hääletanud ja jäängi nende poolt hääletama, saagu või sitem. No ja, aga mis parata, meedia, ta ei saa tegutseda niimoodi, et ta ei mõtleks välja või tekitaks mingeid sensatsioone, sest kui päeva uudised tipnevad sellega, et näed, et kõik on korras ja jääbki, kõik toimub nagu ta toimub ja mitte midagi ei juhtu ja ilmatead on ka sihuke, et nagu ilm eile oli samasugune, täna homme on ka samasugune, see ei huvita mida keegi ei hakka kuulama ega vaatama seda meediat, nii et meedia peab välja mõtlema sensatsioone ikkagi stiilis, et kas see oli nüüd Mark Twain või Charles Dickens, mina mäletan, kes ütles, et kui koer hammustab inimest, see pole mingi uudis, aga kui inimene hammustab koera, see on uudis ja sellega meedia tegelebki pidevalt, produtseerib just nimelt selliseid uudiseid, et vaata, loe ja imesta ja kui ihukarvad tõusevad ka veel püsti, see on korralik uudis, selle najal meedia saab oma sissetuleku, kasvatab ennast nagu vähkkasv ja hullutab rahvast. See oli väga ilusti öeldud, kasvatab ennast nagu vähkkasvaja. See ongi kõige hullem, et ta kasvatab mida? Ta kasvatab iseennast, ainult iseennast. Ei, ta kasvatab primaatide niigi sitta maitset. Jah, seda küll, sest ega meedia, kui ma nüüd hakkan niimoodi mõtlema, eks ole, no mida ta head ja tarka õpetab. Loomulikult on olemas mingid saated, eks ole, mis annavad inimestele teadmisi, seda küll, või dokumentaalfilmid, aga no seda kõike on vähe, sest ainult targad inimesed vaatavad seda. Ja sest enamus uudiseid ja enamus sellest, mida vaadatakse, loetakse sotsiaalvõrgustikes, on absoluutselt lollus, et keegi seal, ma ei tea, hulganisti teevad mingi hüppe, eks ole, või teevad mingit lolle trikke, eks ole, keegi kukub seal kuskil kõrgelt alla, mida iganes. Need ongi need asjad, mida kõige rohkem vaadatakse. Nõus, aga siin on veel üks asi. See niši värk, need, nagu sa ütlesid, targad inimesed, kes on oma elus lugenud raamatuid ka teisiti kui 1, 2, 3, 4. Need, vaata, nemad kaovad ära tahes tahtmata, sest raamat on paks. Selle lugemine nõuab aju tegevust, aga kui sinu süvenemise aeg mitmete uuringute, tõesti ehtsate uuringute andmetel on 8 kuni 15 sekundit. Sa ei loe ju läbi, kas või sinu poolt märgitud Tõe ja õiguse ei esimest ega 5. köidet. Seega, mida meil on oodata? Kui meediasse koguneb piisavalt palju lollust, valet ja propagandat, siis peab käima pauk. Ja see pauk, ma ei kujuta ette, näiteks Hispaania enklaavis nädalaga tehti täis ja praktiliselt hävitati kogu linn. Upub sõnnikusse kohalikud elanikud, kes olid harjunud, et ma lähen üksi üle tee poodi, ei tee seda enam, sest Pavlovi refleksist tulnud kogemus, ma saan peksa ju. Jah, vaata, paraku need asjad tekivad ja väga kergesti, sest tõmba mingisuguses asulas elekter välja koos kõigi internetiga ja kõik vesi enam majja ei tule, kanalisatsioon ei tööta ja elementaarselt situtakse kõik täis. Täpselt nii ongi. Kusjuures, Viktor, elektrit ei ole isegi, kui ainult korgid on läbi, ei osata neid enam parandada, sest meedia on täis. Telli elektrik meilt,
telli, ma ei tea, mis asi, kirstud, pärijad, käsitsi kaevatud, hauad nädala lõpuni 50% odavamad ja inimesed lähevad lollusega kaasa. Tead, parem mingu nad lollusega kaasa, aga vaata, kui elekter välja tõmmata koos kõige internetiga, nagu ma juba ette hoiatasin, siis asi ei lõppe mitte ainult totaalse sõnnikuuputusega, vaid pood ei tööta, kaup on täiesti olemas, kassa ei tööta, müüa sulle mitte midagi anda ei saa, aga sul on juba otsa saanud, mis sul kodus oli, sa näed seda kaupa, rahvas läheb rüüstama poode, kui poed on rüüstatud, hakatakse röövima naabreid, eks ole, ja kõik. Ja selle asula elanikkond muutub metslaste karjaks ja üllatavalt suure kiirusega. Aga Mikus Meus, kui elektrit ei ole, kassa ei tööta, ütleme, et sularaha on, aga kas neiukene noorukene oskab ka rehkendada seda sularaha, kui telo on tühjaks saanud ja arvelauda ei tunne, Felix, see on üldse, ma ei tea, mis põrra masin, millega veel arvutati? Näppude peal. Näppude peal, no jah. No. Kusjuures minu 5-aastane lapselaps väga edukalt üsna kiiresti arvutab näppude peale ja ma õpetasin tal triki selgeks. Ta arvutab 2 korda rohkem kui tema hea kaaslased, sest ma ütlesin, et varbad kõlbavad ka. Ta loeb ka varbad kokku, vaat nii. Aga jah, tal on tark vanaisa on ju. Jah, seda küll, aga igasugused nii-öelda maailma lõpu stsenaariumid, kas nad tulevad just pauguga, see on ikkagi teatud protsess, sest kui nüüd poed röövitakse paljaks, eks ole, bensiinitanklast ei saa, sularaha, mis sa selle sularahaga ikka teed, kui selle sularaha eest ka ei ole midagi osta ja see, kellel on, ütleme, viimased paar doosi konserve, tema ei müü neid sulle sularaha eest, tema tahab vastu saada midagi asjalikku, mis on ka söödav või kasutatav. Suurem. Jah, suurem, mida iganes. Nii et see nii-öelda maanduel metsistumine, loomastumine, see on protsess, mis toimub mingi aja jooksul, aga inimesed harjuvad selle loomastumisega ja sigadeks muutumisega. Tuletame Odüsseust meelde ja Kirkeed. Muutub, see toimub üsna kiiresti, inimesed harjuvad sellega väga kiiresti ära. Röh ja elavadki niimoodi. Aga röh ja elavadki niimoodi, see ju käib juba. Ma pean silmas eelkõige totaalset järgmise või ülejärgmise või üleelmise põlvkonna huvi ilukirjanduse vastu ja vaata, kui inimene ei oska enam lugeda raamatut, saada kätte süžee, leida teine plaan ja nii edasi. Mõista kas või Hispaania kirjandus, see oma tähendusrikkusega on mõistetav ainult hispaanlasele. Kui inimesed sellega toime ei tule, kas nad ongi nii väga inimesed enam? Miguel de Cervantesi Saavedra kirjutas Don Quixote, kui ta oli 65-aastane muuseas, nii et ääretult tark raamat. Targa inimese poolt kirjutatud. Jah, aga paraku protsess on juba algust saanud, nii et ma ütlen, et järgmine põlvkond ja võib-olla isegi need, kes on praegu lasteaia healised, kui nad saavad täiskasvanuks, ütleme 20-aastaseks, ega nemad enam lugeda eriti ei oska. Nad tunnevad tähti, võib-olla veerivad seal mõne sõna kokku, aga oma infot ei saanud mitte raamatust, sest mingisuguste kolletud paberilehtede sirvimine, see on nende arust absoluutne mõttetus, kui tänapäevased mingid need infotehnoloogia abivahendid annavad sulle selle info kokku pressituna, annavad infot tunduvalt kiiremini kätte ja annavad selle sulle kiirtoiduna, sa ei pea mõtlema, et mis on selle süžee plaanid, esimene, teine plaan, seal veel midagi, ei ole vaja, sulle antakse kiirtoiduna, sulle antakse piltide
artiklitena, võib-olla paar sõna on alla kirjutatud, keegi ei loe ka neid ja need inimesed, kes on täna 5-aastased ja kui nemad saavad 20-seks, ega nemad kirjutada ka ei mõista pliiatsiga või sulega. Milleks? Sest on olemas igasugune klaviatuurid, asjad, värgid. Niimoodi mõtleme meie, et nad hakkavad klaviatuuril trükkima. Pidage meeles, nad ei hakka klaviatuuril trükkima, sellepärast et tehnoloogia muutub tohutu kiirusega. Meie teiega, isegi need, kes on praegu, ütleme, 30-aastased, mäletavad väga hästi, olid disketid, olid CD-playerid, olid need kompaktkassetid, MP3 mängijad, eks ole, öösütöönika viimasel, kus nad on? Kõik neid enam ei ole ja sellepärast ka tänapäevane tahvelarvuti, Mobla ja nii edasi, need aparaadid kaovad ära 10 aasta pärast, keegi ei mäletagi, et siukest olid, et need on sama palju väärtust kui seal telefoniaparaadil, mis on traadiga seina küljes. Mis jaoks traadiga? Mingi ketas on peal. Mis jaoks? Kas sellega tehti elektrit? Nii et tulevad hoopis teised tehnoloogiad, mis on tunduvalt lihtsamad kasutada ja tunduvalt lihtsamaks muutub ka inimeste mõtlemine, mõttemaailm. Nii et ehk siis aju läheb siledamaks. Tunduvalt siledamaks, aga võib-olla see ongi hea. Kui me võrdleme inimest ja näiteks bakterit, siis bakteri elu on tunduvalt ratsionaalsem. Tema ei pea välja mõtlema mingit poliitikat, eks ole, seal kedagi petma, maksuametist ei tea tühjagi. Tema lihtsalt toitub millestki, mis talle niisama kätte jookseb, kätte suhu, suud ka ei ole. Ja kui ta otsustab paljuneda, tal pole vaja armastust ega partneritega mitte midagi, ta lihtsalt tõmbab ennast keskelt pooleks ja kogu lugu. Ääretult lihtne elu, aga inimene on välja mõelnud endale parlamendi, valitsuse, maksud, igasuguse filosoofia, hilu, kirjanduse, jumalukene, milleks seda kõike vaja, kui saab tunduvalt lihtsamalt hakkama. Ja siin on praegu õige mitu teemat, tahtsin siin vahele repliigi korras torgata, et ma mäletan isegi arvuti neid suuri lödikettaid, mis olid painduvad ja nii edasi. Aga tuleks, vaata, et kõige ohutuma teema juurde. Nägin mina sotsiaalmeedias muide niisugust videokillukest, lühike küll, aga nimetatud oli tema Suzuki päevaks. Viktor, kas sina tead, kes oli see Suzuki? Mina tean, Suzuki oli tegelane ooperis selles, mis ta nüüd oligi? No ooperiks, aga on Suzuki. No Suzuki on, kas mootorratas või paadimootor? No jah. Suzuki, mis siis veel meelde tuleb? Ja on ka maestro, tõesti, ausalt maestro. Ooperi Chiosan, ehk Madame Butterfly. Suzuki oli tema teenija nimi. Nii. Ja, maestro Suzuki oli see, kes hakkas mõtlema, et midagi on lastega mäda. See laps ei olevat andekas matemaatikas, see laps olevat ebamusikaalne ja nii edasi. Ja märkas tema paralleelis, et kui kogu pere viiuldab, laps hakkab ka viiuldama ja juba õige varakult. Ja see Suzuki päeva video oligi hulk lapsi, kes viiuldasid ja ma olen suhteliselt veendunud, ei olnud toonil ka viga eriti midagi, arvestades nende vanust, et see Suzuki meetodiga saavutatud hulk viiuldajaid, vaata, see on midagi väärt, kui vanemad ei loe raamatut, mille kuradi pärast peavad lapsed võtma raamatu kätte, kui vanemad lasevad, aga no niimoodi. Ja see on ju nakkushaigus, see on sõltuvushaigus, see on huvitav, kas purjusjuhist on alguse saanud suurem hulk
avariisid kui sellisest juhist? Telefoniga. Tead, ma isegi usun, et politsei on teinud mingi statistikat ja mingid numbrid on olemas, aga ei, ma arvan, et purjusjuht ja mobiilisõltuvuses juht, see on samasugune sõltuvus nagu alkoholisõltuvus. Nii et nende süül toimunud õnnetuste arv on enam-vähem samas suurusjärgus. Aga mis puudutab lapsi ja nende vanemaid, muusikapedagoogid räägivad, et väiksed lapsed, kui nad sünnivad, nad on kõik absoluutse muusikalise kuulmisega. Aga paraku vanemad rikuvad ära oma laste absoluutse kuulmise, sest nemad purjus peaga jorutavad laulda nii, nagu nad jorutavad, viisi nad ei pea, eks ole, lapsukene ka viisi ei pea. Nii lihtne see ongi. No ta matkib täpselt seda, mida ta kuuleb, kui ikka lapsuke heleda häälega ka. Ja ongi nii, et koolis laulmistunnis öeldakse, et sina palun mine sinna taha pinki ja ole vait. No jah, ja mis vanemad ees teevad, seda lapsuke täpselt samamoodi ja kõnepruuk, eks ole, nagu vanemad räägivad, nõnda see lapsuke räägib, no kuidas vanemad käituvad, nii see lapsuke käitub, sest nii teda kasvatatakse ja see on vanemate ja perekonnasi. Siin ei tasu kooli peale näpuga näidata, kool annab teadmisi, teoreetilisi teadmisi, aga mitte praktilist kasvatust. Kinderstube, kodu on see, mis peab andma lapsele inimeseks olemise põhiomadused, võime areneda, võime mõista kas või nalja, sest nalja mõistmine nõuab fantaasiat ja nõuab tausta teadmisi. Nali ei ole ju, kui tuleb mingi stand-upper välja ja ütleb perse. Niimoodi mulle öeldi, ma ütlesin ka perse ja rahvas naerab, sest nad teavad, et neile osutatakse naerda lubamise teenust. Jah, vaata, perest sõltub väga palju, aga samas see pere on sunnitud elama nii, nagu elab küla nende ümber. Sest ei ole võimalik, et ühes peres ainult, et seal hoitakse raamatut au sees, eks ole, õpetatakse lapsi, ma ei tea, söögipalvet lugema, mida iganes, kui ümber ringi on täielik moraalilagedus. Ja nii siis toimubki nivelleerumine, et enam-vähem samasugune mandumine, no väikeste vahedega, aga see on üleüldine. Näiteks mul on väga kahju, eks ole, aga ma kardan, et mul ei õnnestu oma lapsi õpetada raamatuid lugema, nii nagu mina lugesin. Minu lapsed lugesid ühte, teist ja kolmandat, ikka õnnestus neile midagi ette sööta, ise on ka otsinud, nad on lugenud raamatuid ja täitsa paberi pealt trükitud raamatuid, aga lapselapsed, ma ei ole selles kindel, et nad hakkavad tuleviku ühiskonna mõistes säukse lollusega tegelema. Sinu selle jutulõigu algus. Noh, vaata, ma siin teeksin nüüd jälle üldistuse. Et sa rääkisid küll küla ja üks perekond, kes on nagu see Valge Vares või ma ei tea, mis asi. Aga kui me vaatame Eestit kui niškest, kas on võimalik, et ühes kohalikus omavalitsuses elavad inimesed, kes on nii-öelda kultuursed, kes tegelevad spordiga, ei torma tähistama igasuguseid võsapidusid, nende lapsed loevad raamatuid ja kõrval on, oi op. Jah, seda küll, aga need, kes on kõrval, on rohkem, nad on näljasemad, kiiremad, lollimad, järelikult agressiivsemad ja lõpuks nad pistavad nahka need mormoonid, kes seal kuskil elavad nende keskel. See on siis demokraatia, neid on rohkem, svalkami žõit pavoltše võit. Ja kui sa hundi kombel ei ulu, eks ole, no siis hundid sind hundiks ei pea ja kui keset hundikarja sa ei ole hunt, sa oled seaduslik eesmärk, nagu öeldakse tänapäeval.
jah, vaata, see kõlab ikka väga hästi, seaduslik eesmärk ja siit me jõuame jälle ühe sinu toodud termini juurde, see on tavaline inimene. Täna just vahetasin natukene kirjatükke ühe haritud ja intelligentse inimesega. Tõsi, ta on Hispaanias, aga kelle asi see on? Ka seal elab inimesi, jaa. Ja vaata seesama ajutegevus, tema ütleb, et enamikul inimestest, ta viskas mulle lause ette, töötab praegu ainult üks ajupoolkera, vasak. No ma ei hakanud meelde tuletama, mida see täpselt tähendab, aga ma ütlesin talle vastu, et ei, see töötab seljaaju ja refleksid ja ma kardan, et ma olin tõele lähemal kui tema. Jah, aga jällegi, võt kumb on ratsionaalsem, kas oma elu keerulisemaks muutmine, kas arusaamine, ütleme kirjandusest, mis on kirjutatud 100 aastat tagasi ja kirjeldab sündmusi, millest me hästi aru ei saa, või elada ääretult lihtsalt reeglite järgi, mis meedia meile ette kirjutab ja lõppude lõpuks siis eladagi nii-öelda bakteri kombel, eks ole, et mis süüa näed, selle sööd ära, eks ole, situd välja, elad nii kaua, kuni elu on, siis sured ära ja keegi sind ei mäleta, kõik on kombas. No jah, ja vaata, siit me saame minna edasi järgmise mõtte juurde just. Eile lugesin mina Hiina kohta, et nende ajalooõpikutest löödi välja Aristoteles. Ei ole vaja, selle asemel oli, no ma ei tea kes, kuidas, aga ega see, kirjastus või raamatu kokkupanija ei ole süüdi. Rahvas, kes on tavalised inimesed ja alluvad refleksidele, võtab selle omaks, mida need kreeklased seal hüppavad, valetavad. Meie teame, nii nagu keskajal oli, et Hiina kaardil või maakaart, Hiina oma, maailmakaart. Hiina oli keskel ja ülejäänud pudi siis, Oi, ega Hiina pole ainuke selles suhtes, minu meelest ka Montenegro võib kujutada, joonistada maakera, kus Montenegro on keskel ja mingid Austraaliad ja Ameerika on kuskil seal eemal tunduvalt. Aga mis puudutab nüüd Aristoteles, kõigepealt see oli üks üksikult võetud filosoof, neid oli palju, millegi pärast teda mäletatakse, sellepärast, et palju, sadu aastaid pärast Aristotelese surma midagi tema kohta pandi kirja, mingid keskaja mungad ladina keeles kirjutasid midagi, sellest tõlgiti prantsuse keelde ja midagi, mis seal kokku valetati, seda me teame. Aga kuule, et need hiinlased ei õpi Aristotelest, aga meie ei õpi ju Konfutsiust, aga kumb on tähtsam inimese jaoks, Aristoteles või Konfutsius? Iga rahval on omad kangelased ja omad eeposed. Aga miks hiinlased ei õpi midagi Kalevipojast, Oi. Jaa. Aga muidugi see Konfutsiuse värk, see tuletab mulle meelde, et keegi haritud ja intelligentne inimene sõitis Hiinas taksoga ja ma ei tea, mis keeles nad suhtlesid ja küsis tema, kuna ta ise oli filosoofiaga seotud, et kes on Hiina kaasaegse filosoofid. Ja vastus oli, neid ei ole. Kuidas nii? Konfutsius ütles juba kõik ära. Aga nii on tegelikult ja ma ütlen sulle, mis keeles nad vestlesid. Hiina taksojuhtidel on äpid olemas, mis online tõlgivad lihtsalt. Nii et ükskõik, nendega võib ükskõik, mis keelt rääkida, nad räägivad sama keelt vastu. Asi seegi. Aga kuhu me siis oleme jõudnud praegu oma segadikuga? Me oleme jõudnud sinna, et ma nüüd ei taha öelda, et
Eesti Vabariigi tulevane president, olgu ta mees või naine või see kolmas. Sellel ei ole tähtsust, et tema oma kangelasliku kampaania raames ütleb, et mina, kui saan presidendiks, taastan eestlaste korraliku lastetoa. No see oleks juba vast liig või? No kuule, mis asi on korralik lastetuba, kui nüüd minna, ütleme, seal 3 põlvkonda ajas tagasi, siis see Kindristube peab olema saksakeelne, sellepärast et haritud eestlased rääkisid kodus ikkagi korralikku saksa keelt. Nii et millist lastetuba nemad, nad, meie, keegi tahab taastada, see on suur mõistatus. Oi amikus meus, kui me läheksime aastat 40-50 tagasi. Ja lapsed kõik oktoobri lasteks ja pioneerideks. Alati valmis. Ja lastetuba. Ja kõik oskasid vene keelt, aga praegu igaks juhuks ei oska. Ei oska, lähed Lätti, eks ole, ja keegi ei oska Läti, seda vene keelt, absoluutselt mitte keegi ei oska, aga kui sa ütled, et ma olen nii kauniast, muidugi ja siis räägime vene keelt, pole probleemi. Ja, no seal on veel muidugi lätlased, need lõid mul ikka jalad kenasti alt ära, käisin ühe kamraadiga kaasas, tema tahtis osta Riia kaubamajast endale mingisugust mööblitükki, no hädasti oli vaja. Sõitsime sinna ja kurat, võtku iga kassapidaja, iga saaliteenindaja rääkis sinuga, no mitte just kõige hiilgavamat, aga eesti keelt. Ise lätlased või olid nad venelased või tontsed ja muide, õudum. Eile selgus, et NATOl jälle vaimselt vesi ahjus. Neil ei ole plaani, mis saab siis, kui Venemaa ja Hiina korraga NATOle kallale tulevad. No aga kui Venemaa ja Brasiilia tulevad NATOle kallale, absoluutselt kõigiks elujuhtumiteks ei olegi võimalik plaane teha. See, mis praegu maailmas toimub, on ääretult segane ja meil korralikku infot ei ole, sest meedia on täis valet. Kui sõda käib, siis kõik sõdivad pooled ja ma isegi ei oska öelda, palju neid sõdivaid pooli on. Iga sõdiv pool valetab, sest tõde on ju sõjasaladus ja sellepärast ongi siuke info, et kuskile lendas 400 drooni ja nendest 700 kõmmutati maha. Ma ei mäleta, kes meie ekspertidest ütles, et Ukraina on sõja võitnud, kuigi rindejoon liigub valele poole. Või umbes ja väga õnnetult liigub, ja väga õnnetult, ja aga kui lüüa kokku kõik need hävitatud tankid, lennukid, raketid, mida iganes, mida nii üks kui teine pool oma igapäevastest teadetest teada andab, no siis seda metalli on rohkem, kui maailmas üldse eksisteerib. Nii et kõik need asjad on valed täis, aga ju ta nii peabki olema. Ja samal ajal toimuvad mingid muud protsessid, midagi toimub Hormuzi väinas, Iraani ümber toimub midagi, seal on meretaguse, ookeanitaguse riigi president täiesti hätta jäänud Iraaniga, sellepärast et tema arvas, et tema läheb mingitele araablastele kallale, tuli välja, et need on pärslased hoopis, no, kes on valitsenud oma maad 5000 aastat, kui mitte kauem, eks ole, neil on riik kestnud kõik see aeg, eks ole, sama tiimist, sama keelt rääkinud ja tema tahab neid vallutada. Need pärslased on peksa andnud veel muistsetele egiptlastele, kreeklastele, roomlastele, kellele iganes. No, ja nüüd keegi Trump tuleb sealt keksima. Nii et millega see kõik lõpeb, ma ei kujuta hästi ette. Aga karta on, et lõpeb see suure üleüldise kismaga maailmassõda, kus üksteise vastu lähevad riigid, kes on üksteisest ääretult
ääretult kaugel ja ei tohiks neil mingeid geograafilisi pretensioone olla, aga see ongi hübriidsõda ja seda ei sõdita mitte tankidega, vaid hoopis mingite muude vahenditega, olgu see infosõda, hakatakse üksteise satelliite, eks ole, kosmosest maha kõmmutama ja mida iganes kõike, sest tank on ääretult iganenud sõjariist. Need nii-öelda tankid, kaasaegsed tankid, nad on leiutatud ja isegi ehitatud 80ndatel aastatel, nad ajast tohutult maha jäänud ja ta mööda teed, ta võib sõita, eks ole, mingi Abrams, mis kaalub 60 või isegi 80 tonni, eks ole, ta lõhub selle tee ära muidugi ja tühja ka, aga nii kui keerab teelt kõrvale, eriti meie Eesti soisel maastikul, on ta mulks ja kohe ära uppunud ja kätte seda enam ei saa. Aga nüüd sõditakse hoopis teisel kombel, et need rindejoonel mingid sõdurid sealgi jooksevad, lasevad sealt püssi, eks ole, valutavad mingisugust külakest, mitu korda käib käest kätte, eks ole, aga tegelikult käib tagalate pommitamine, kaubabaaside maha põletamine, infrastruktuuri hävitamine, elurajoonide, tervete rajoonide hävitamine. See on juba hoopis teistmoodi sõda ja kes selle võidab, no seda ei tea mitte keegi. Ja kui nüüd Ukrainal on seda, ei ole enam rakette, millega maha kõmmutada seal midagi, mis taevas lendab, eks ole, siis venelastel saavad ka vastavad asjad otsa, aga 11 pommitada jaksavad nad ikka, sest droonid on rakettidest tunduvalt odavamad, neid toodetakse tohutul kombel, tohutul hulgal. Ühel hetkel hakkavad lõpuklasside õpilased toiduportsu eest ainult ja muidugi, ja see drooni võib juhtida ükskõik kust kohast. Aga Hormuzi vein, tead, sellega on niimoodi, et keegi tegi juba ettepaneku nimetada see Schröderi veinaks. Ei, milleks iganes, aga keegi kurat ei tea, mis seal toimub, kas see kass on elus või surnud. Ja, kass, tähtis, kelle omad on. Vaata, sest Trump juba ütles, et sellest saab Ühendriikide territoorium. Ja ta sunnik mõtles seda tõsiselt ja vastavaid asju on ameeriklast ka teinud, aga kus tekkis Panama kanal. Sest mingit Panama riiki veel aastakümneid tagasi polnud üldse olemaski. Ehitati Panama kanal ja ameeriklane nägi, et see on hää, eks ole, aga see ehitati Kolumbia territooriumile. Ja ameeriklased üritasid Kolumbia käest seda välja osta, kolumbialased ei müünud ja siis tuli United Fruit Company ja tekitas Kolumbias revolutsiooni, kodus sõja ja tekkis pisikene Panama riik, mille ainuke eksisteerimispõhjus oli Panama kanal. Vaat nii, ja ameeriklane sai asja kätte, sest Panama riiki valitses mitte mingisugune Panama nuku valitsus, vaid Panama kanali kompanii. Jälle sihukene moment, et urgitseks verises haavas. Tuleb välja, et riikide rahvad, no Panama näitel või ükskõik mille muu näitel, kus on sama tüüpi liikumisi olnud, on ikka suhteliselt ajuvabad küll, kui nad ei taha jätta alles oma riiki, kui nad tahavad nui neljaks mõistliku presidendi või riigijuhi minema lüüa. Kui nad tahavad mida? No nagu klassikud ütlesid, verd, Jaago, verd. Jah, aga vaat mis asi on mõistlik president. President Allende Tšiilis oli väga mõistlik president, väga humaanne, ta oli lastearst hariduselt. Näete, vaat ei raudanud mitte keegi, tuli hunta, eks ole, lõpuks ta lasti maha. Miks? Mis nad said? Cuevano, kellele see tõi sisse? Tõi küll, United Fruit Company. No võtame Saddam Husseini. No ka hädasti oli vaja. Oli seal siis nii ürgselt halb. Ma olen natukene käinud Araabia maades ja vaata üks asi on see, mida nii-öelda ametlikult nad ütlevad, et issand, kui hea, et Ameerika Ühendriikide laevastik siin on.
teisest küljest see on pinge nii maandamiseks kui tekitamiseks. Vaata, see on, kõik on väga kummaline, mis on seal riigipeadega või nagu nüüd öeldakse diktaatoritega toimunud, diktaator ongi riigipea. Aga võtame Muammar Gaddafi, eks ole, väga korralik riik oli, kus kõik oli paigas, olid suurepärased toetused vaestele, eks ole, inimestel olid rahu, aga hävitati ära, aga Bashar al-Assad, aga Süüria, eks ole, kõik oli korras, värk toimis, mitte midagi ei olnud, aga nüüd ei ole, seal on sõda, seal on laostus, seal on tont, sa tead, mis seal praegu toimub. Vaata, eile ma tõin saates näite, et Nigeerias on viimase paarikümne aasta jooksul või natuke kauema jooksul vaeste hulk tõusnud 30% pea 70% peale. Venezuelas umbes sama. Miks? Leiti naftat ja riik devalveeris rahva, kuna rahvamaksudest võrreldes naftatuluga ei saa midagi. Jah, aga jällegi see kõik on statistika, sellepärast, et jah, et oli 30% või mis ütlesid, eks ole, 70% või 80% vaeseid sai olema tunduvalt rohkem, aga väga võimalik, et need vaesed on ka rikkamad, kui nad enne olid ja võib-olla täitsa rahul oma eluga. See on võimalik. Ja teine asi on see, et need 80% vaesed, eks ole, ma usun, et Eestis on ka, no oleneb milliste kriteeriumide järgi, eks ole, jagada, aga keskmine Eesti elanik peab ikka ennast vaeseks, sellepärast, et kellelgi on näed isiklik helikopter, tema ei ole, järelikult ta on vaene. Nii et vaesed ikka vaatavad kellegi rikka poole, nad ei ole rahul, nad vibutavad rusikat, et jah, et ära võtta, ära jagada ja kuskil hinge põhjas on iga, ükskõik mis riigi elanik, ta on kommunist või sotsialist, ta tahaks ära võtta ja ära jagada selleks, et muutuda oma olemuselt kapitalistiks, et minu käest keegi midagi ära ei võtaks, ma ei taha teistega jagada. Amicus meus, siin on kargokultuse motiivid, näed, Ameerika filmis nägin, et see John tuli oma helikopteriga. Ma tahan ka helikopterit, siis ma olen nagu see John. Ja seda küll, nagu klassik ütles, tee tööd ja näe vaeva, eks ole, aga see on väga pikk ja keeruline tee rikkaks saamiseks, et tee tööd ja näe vaeva. Tahaks nagu kiiresti, tahaks kähku. No aga mis asi on see rikkus? Vot mis on rikkus, helikopter või? Vaata, kõik on arusaadav võrdluseks. Rikkus on see, kui minu auto on 26 sentimeetrit pikem kui naabrimehe auto. Vaat see on rikkus. See auto on mul liisingus võla peale ostetud, see, et minu maja kökats on 30 aasta peale võlgu, eks ole, võetud, see ei loe. Mul on suurem, mul on pikem, ma olen rikkam. See tähendab, et inimene tahab ahvida. Ei, isegi tead, see mingil määral tegelevad ahvid sama asjaga, aga üldiselt sarvedega loomad, nii nagu sikud, sokud, eks ole, mingid antiloobid, kellel on pikemad sarved, eks ole, võimsam isasem. Jah, mul on pikemad sarved, mul on pikem auto, minu korteris on pikem koridor. Noh, jaa, mis me suga nüüd peale hakkame? Ja, mul on laiem pildikupott muuseas. Ja. Sangadega, et alla ei kukuks. Sangadega on olemas, tähendab, ja need elektrilised igasuguste vidinatega seal dušidega puhuvad sul sooja tuulekest tagumikkauku. See on nagu, tead, ma mõtlesin praegu Jaapani peale, missugused, no millist teenindus seal pakutakse, sellest ei ole eriti juttu, mis see maksab. Nii nagu Hiina näited, et droonidega tuuakse su hamburger ja mida kõike, mis see maksab, sellest juttu ei ole. Aga just ongi küsimus selles, et kõik see, noh, need imepeldikud ja droonivärgid ja see on show must go on. Kulli peab saama, las loll maksab.
üsna hiljuti ma olin jälle tagasi Jaapanis, ma olen seal ka varem käinud ja ma olin seal kõigest 1 päeva. Ja tuletasin pidin uuesti õppima, kuidas seal kempsus käiakse. See peldikupatt on ikka meie jaoks no täiesti nagu ütleme Apple'i arvuti, mis sa oled alati Windowsit kasutanud, nüüd saab Apple'i arvuti kätte ja sa pead ära mõistatama, kuidas seal mismoodi käib. Seda küll, aga nende jaoks on see ääretult elementaarne ja see on odav, see ei maksa suurt mitte kui midagi, et mingid torukesed miski seal on, eks need ei ole kallid asjad. Ja Hiinas, kus droonid toovad sulle võileiva kätte, see ei maksa ei maksa ka mitte kui midagi, sest see on massiline. Hiina süsteem, kus kõigi hiinlaste näod on andmebaasis ja see on täiesti elementaarne, et suures poes kassas makstes oma kauba ees, sa lihtsalt naeratad mingile sellele kaamerale, eks ole, ja sinu naeratuse järgi võetakse sinu arvelt raha maha. Ei ole sul vaja mobiili, nutikella, pangakaarti või rahakotti näidata, ei ole vaja. Näo järgi lihtsalt käib. Nii et see on hoopis teine tehnoloogia, teine maailm, aga samas Hiinas, kui nüüd kellelgi õnnestub ära käia, siis te näete midagi sellist, millest meile ei kirjutata. See Hiina on täis uusi asju, see on mingisugust juhtmed, eks ole, need absoluutselt kõik on uued, infrastruktuurid, kõik on uus, nad on kõik ehitanud endale uue, tänavad on täis uusi autosid, uusi ronge, kõik on uus ja kõik töötab korralikult. No see on selleks, et rahval oleks rakendus. Tehke uusi asju. Parandage, Mao Zedong, parandage ära Hiina müür. Peaasi, et rahvas oleks tegevuses. Teaks mingit eesmärki, sihti, värki. Siis on kõik korras. Kui me teaks, mis on nende siht ja mis on nende eesmärk, sest meie näeme küll seda, et Ameerika Ühendriigid on Hiinale röögatult võlgu. Me oleme näinud seda, et 2007-2008, kui oli röögatu kriis, mis tegid hiinlased, ostsid Ameerikast kokku liitiumikaevandused. Ameerika mõtles, kellel seda pagana liitiumi üldse vaja on. Hiinlased ostsid selle odavalt kokku, eks ole, ja maailma liitiumi varud on suures valdavas enamus hiinlaste käest, sealt tulevad nende odavad elektriautode akud ja hiinlane ei pea saatma sõdureid igale poole, et võita maailma, et võtta maailma üle. Ei, ta saadab elektriautosid ja need on juba Eestis ka mitut marki Hiina elektriautosid müüakse Eestis, müüakse odavalt. Need on head autod, nad on ilusad, nad on mugavad autod, Hiina omad. No jah, vaata kui nüüd õnnestuks siit üle ääre, mitte üle homsesse, vaid ütleme 2 põlvkonna kaugusele tulevikku mõelda, mis on planeedist järele jäänud, mis on järele jäänud inimesest, kas on õnnestunud säilitada planeedil, meie mõistes, inimest kui liiki või on tegemist juba, ma ei oska seda nimetada, kindlasti keegi oskab. Ma ei tea, praegu kiisub sinna poole, et elektrit kulub järjest rohkem ja rohkem, mida rohkem ehitatakse tehisaju tehaseid, nad toimivad nagu tehased, tehisaru keskused, nad tarbivad röögatul hulgal elektrienergiat, räägitakse või kirjutatakse nüüd sellest, et need tuleb kuskile merre, ookeani, ehitada ookeani põhja, et seal ei pea neid vähemalt jahutama, eks ole, ja jaotuses kasutatakse mitte defitsiitset magevett, vaid ookeanivette. Aga nii palju elektrit me ei suuda juba täna enam toota, et seda kõike ülal pidada. Ja millega see lõpeb, me küll ei tea, aga ressursipuudus tekib. Ja tehisaru, seda tekib järjest rohkem ja rohkem ja tead, mis on hull. Kui nüüd küsida iga tänaval vastu tuleva inimese käest, kas ta on lugenud Tõe ja õiguse 5. köidet, tehisaru on selle läbi lugenud. No ja ta võib sulle esitada ka selle 5. köite läbilõike või äraseletamise, ta ütleb sekundiga sulle sinu intellekt
intellektile või õigemini sinu intellekti jäänusteele. Vaat siin ongi nüüd see, et tehisaru, aga ma kardan, et vaata, on kaalud, on tasakaal ja või õigemini ühendatud anumad või mida peaks siin nimetama, et no kogus jääb samaks, aga ühele enam ei jätku. See tähendab, et no ja milleks sellisel on vaja veel tehisaru, ta ei saa sellest ka aru. Oma ajude asemel vaja tehisaru. Tehisaru ei ole vaja karta, tehisaru, ta ei lähe inimesele kallale, sellest mõeldakse täitsa ilma asjadest, tehisaru on kõigest instrument. Ta on keeruline instrument, aga ta on instrument, nii nagu saag või kirves, ei lähe ise inimese kallale, nii nagu elektriauto Tesla ei lähe ise inimesele kallale, nii nagu aatompomm ei lähe ise inimesele kallale ja ei hakka inimkonda hävitama iseenesest. Täpselt samamoodi ka tehisaru ei lähe inimesele kallale, aga inimene vaasunnik, tema võib seda teha küll, kasutades ka tehisaru. No jah, see... Esialgu tehisaru, siis aatompomm, eks ole, ja lõpus usu mind, ta hakkab kasutama kivikirvest samal eesmärgil, kui kõik muu otsa saab. No jah, muide tehisaru kohta on ilus ütlemine, et vaata see viin ja tehisaru, neil on ühine see, et nad on tarkade inimeste jaoks. Jah, see on tohutult ohtlik asi, sellepärast, et oli mul vaja siin teha üks tunnine ettekanne, eks ole. Jah, ma olen täitsa võimeline selle asja kokku panema, PowerPointi, piltide, asjade, värkidega, kuskil statistika välja otsida ja nii edasi. Mina andsin tehisarule selle ülesande, ta tegi selle ära kuskil, ma ei tea, mingi paari minutiga. Mul võtti mitu tundi aega, et see kõik üle lugeda, eks ole, leida seal mingid täpsustamist vajavad kohad, mis ta ka poole minutiga parandas. Ja siit tekibki küsimus, et igasugu tarkpeadest teadlased ja saaks tegelased, milleks neid vaja. Sest tehisaru oskab väga paljusid asju paremini. No jah, mina võiksin ka ju, ma ei kasuta tehisaru, mul veel natukene on enda oma ja kui see läheb, siis mingu kõik, siis ei aita ka mälukark või see ajukark mitte kuhugi. Jah, ma kasutan, kuigi näiteks ma kasutan tänaval liiklemiseks, mina kasutan autot, kuigi ma olen võimeline jalgsi käima ja vähe sellest ma isegi kunagi oskasin, ma ei tea, kas ma mäletan, oskasin hobust ette rakendada, ma võiksin kaarikuga sõita, aga ma sõin autoga sellepärast, et on kiirem ja mugav. Nii et mina kasutan julgelt tehisaru, aga aru saades sellest, et tema sunnik on instrument ja ta on minu instrument ja ta teeb seda, mis mina talle ütlen. Ja kui ta hakkab valetama ja vassima, kas sa lööd ta siis maha või annad tallis peksa? Ma lülitan ta välja, eks ole, aga temal on sellest absoluutselt üstapuha, et ma ta välja lülitan. Nii et ei, karistada teda ei ole mõtet, täpselt samamoodi, nagu kui ta kirjutab sulle, ma ei tea, on vaja mingit pidulikku kõnet, eks ole, kedagi juubeli poole õnnitleda. Tehisaru teeb selle paari sekundiga väga ilusa teksti, ükskõik missuguses keeles. Aga teda ei ole mõtet sellest tänada, et oi, aitäh, sa tegid mulle nii head, et ma kiidan sind taevani. Ei ole mõtet sellepärast, et selle kiitusest ta ei saa aru, ta lihtsalt selle peale vastab, et jah, alati valmis, anna mulle veel ülesandeid. Ja see võtab, ma ei oska sulle kilojoulides või milles nimetada seda energia hulka, mis selle peale läheb. Aga kui sa tehisarule kirjutad arvutis, et aitäh, eks ole, see tähendab seda, et üks puu langeb kuskil džunglites. Ja võib olla küll, aga tead, tehisaru, selle pilootprojekt oma
reflekside värkidega oli ju akadeemik Pavlov tegelikult. Vaata, tehisaru ta algas sealt, kus kirjutati esimesed teadmeteosed, esimesed entsüklopeediad. Lihtsalt tehnoloogia oli teine, entsüklopeedia oli paberi peal ja polnud sul vaja midagi täpselt teada seal mingit faktilist materjali, vaid sa võtsid entsüklopeedia, mõtlesin, no, et mis tähega algab, mis köide, 10 köide ja vaatame, sirvisid natuke ja leidsid ülesse. Ainult, et tehisaru teeb selle sekundi murdosaga ära. Ma võiksin ju teha ka niimoodi, et anda tehisarule korraldus, tee üks ettekanne Viktor Vassiljevi stiilis ja tee mulle tema hologramm ka. Tead, ta teeb, on proovitud, on tehtud, aga ta on võlts. Ta ikkagi ei ole see, minu stiili, ma olen isegi teda adresseerinud, ma olen talle andnud ette söötnud 20 oma artiklit, eks ole, et ta õpiks ära. Ei, nii nagu kirjutan mina, ta ei ole võimene, ta teeb küll, aga see on võlts. Ja samamoodi keegi võib kokku panna, eks ole, minu figuuri, mis seal, ka seda on tehtud, mis liigutab suud, eks ole, seal räägib midagi. No mõtle, inimene saab kohe ära, et see on võlts. Ja ma kasutan ära juhust, et jälle järjekordselt kuskil Facebookis ja veel internetis on mingisugused need võltse mingid videod, kus doktor Vassiljev, eks ole, järjekordselt reklaamib mingid imevahendeid, millega aetakse ajudest mingid kuradi ussid välja või ma ei tea, mis asja. Minu meelest mõtle, inimesel on kohe arusaadav, et see on mingisugune lollus, et see on fake. Aga mulle inimesed teavad kirjutavad, oi doktor, aga kas on tõsi ja kust seda saab? Vaat just see ongi see, et isegi need inimesed, kes ei kasuta tehisaru, vajuvad järjest madalamale ja usuvad sinu rõveda soome aktsendiga populariseeritud, ma ei tea, mis vahendeid. See ajab natuke ihukõrvad püsti, aga samas ei saa ju niimoodi elada edasi, et lollidelt tulebki raha ära võtta, lollid tulebki ravimitega surnuks sööta. No, ei, lolle ei tohi diskrimineerida, lolle niigi diskrimineeritakse pidevalt, ma muuseas olen ka Riigikogus kunagi puldis selle kõne maha pidanud, et miks lollidele ei anta korralikku haridust, lolli ei saa korralikku töökohta, lolli ei valita firma juhatusse, eks ole, kui palju võib lolle diskrimineerida, miks ei ole lolle parlamenti valitud kvoodi alusel ja siis mõtlesin, oi, palun vabandust, vist nad on juba kohal. Jaa, sul on õigus, sellepärast, et siin ma tegin ka ühe saate sel teemal, et igas ühiskonnakihis, see on asjalike inimeste uuring, on täpselt 1% lolle. Oi, mina olen seda asja uurida, mina sain 7% lolle, aga jällegi... Ei, no kas 7 või ma ütlen ühesugune protsent. Konstantne. See peaks olema konstant, aga sõltub kõik jällegi lolluse kriteeriumidest, eks ole, kelle me tunnistame lolliks. Ja siin sõltub kõik sellest jällegi, et tark inimene, tõeliselt tark inimene, tema ei kipu kõiki lollideks pidama ja temal siis tekibki 1% lolli, aga kui keskmisest rumalam inimene, tema arvates 99% on lollid ja temast lollivad. No, seda kindlasti. Ja eriti lollid on tema harust, no muidugi ütleme Riigikogu liikmed, aga arstid ja õpetajad on eriti lollid. Ja, naabrimutt ju ütles, mida teha tuleb ja see kuradi arst ei teagi. See on Aga jah, üldiselt... Aga nii, kui tal kuskil midagi pista teeb, jookseb lolli arsti juurde. Jookseb jah. Kui ikka häda käes on, siis minnakse tohtremanu küll. Aga muidu jah, need... Ma ei tea, kas ma sinuga rääkisin või kellega ma rääkisin, et terapeut on ju niisugune asi, et igaüks võib hakata terapeudiks.
ja sõna terapeut ei tähenda mitte midagi, see on tähendab inimene, kes väidetavalt parandab kellegi enesetunnet või mida iganes. Kunagi algne termin terapeut, see oli sisehaiguste arst, oli terapeut, kusjuures isegi mitte terapeut, vaid enne 40. aastat oli ta terapeut. jah, veel parem. Ja ma tean väga hästi, sellepärast, et minu vanaisa, doktor Hans Schotter, oli Tallinna terapeutide ühingu asutajaliige kunagi 36. aastal. Nüüd me oleme jõudnud kaugele minevikku, aga selle eest me oleme heitnud pilguga sinna, kuhu keegi seda vabatahtlikult heita ei taha, sest ta peab ju siin muidu mõtlema küsimuse peale, mis juhtub, kui nii teha ja mis ei juhtu, kui nii teha. Ja jälle me oleme peaaegu nende kahe küsimuse läbi. Vaata, et karma enda analüüsimises, et saab küll vankri kraavi ajada, selleks tuleb lihtsalt niimoodi, naamoodi, kolmat moodi. Ja alustasime me ju tegelikult sellest, et inimesed lähevad tigedamaks, inimesed ei kontrolli praktiliselt oma tundeid, nad arvavad, mul on tunne, et nad arvavad, et vägivald ja nali on kohati üks ja seesama ja nii edasi. Aga ole sa tänatud, herr doktor Viktor Vassiljevi, olge tänatud kõik, kes te meid toetate. Märkige ikka ära, et te olete olemas, kiruge, kiitke, ma ei tea, mida tehke, aga mul on väga hea meel, et te paljudel juhtudel mõtlete kaasa ja isegi kõige hullema küsimuse taust on ju tegelikult sisemine rahutus, mida meil ongi vaja. Aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev, aitäh kõik toetajad ja meie püha sõda läheb edasi. Ja olge palun terved.